Nii, tervist, on Illar Kohv Viinavalt ja täna on pühapäev, 4. juuli aasta 2021 ja ma olen siin Riisal kohvikute päeval. Ja siin on ka mu kunagine klassiõde Vilja Riismann ja tahaks natukene, et ta meenutaks seda Riisa nüüd ajaloost, mida huvitab, et lähme siis uurime. Nii, Ülle, räägi siis neid natukene siis sellest, mida huvitavad Riisa ajaloost, sul pidi vist midagi olema sukast rääkida kohe. See on, aga tead, see on natukene on see minu nagu võib-olla väike väljamõeldis, aga kuna siin on meie elu, see on see, mis mul siin on ju nõukaaegne kõik, eks ole. Ja nõukaajast ma mäletan ju ennast, kui meile käisid suvitajad. Suvel käisid ikka suvitajad, käisid meil suvitajad ja käisid seal naabri Jaagussaares käisid ka suvitajad, elasid, seal olid need Flora suvitajad. Ja seal oli üks pere, kes nagu seda, neid nagu seal, nagu ütleme, peremees ja perenaine. Ja see peremees, nad käisid meilt neid mune ostmas ja viin ostmas ja nad jäid nagu vanaemaga ju juttu rääkima. Ja kui siin Riisa külas nõukaajal ei olnud sellist, et see on nüüd siis see, ma ei tea, see oli tehtud, oli üks nõukaaeg ja ei räägitud enam sellest vanast Eesti ajast nii väga. Siis kui need Tallinna inimesed käisid, seal oli erinevaid inimesi. Seal oli kindel pauk. Öeldi, see oli üks kommu ja see ei olnud ja kõik kuidagi seal oli väga, olid nad nagu selekteeritud ja siis see mees, kes meil tihedasti käis, kes seal tihedasti käis, nad vanaemaga siis neid natukene, neid vanu mälestusi seal rääkisid ja mina lapsena seal siis kõrvad kikkis ja see mees räägib, et me käisime, sa ju tead, memm, et me käisime siin 50-ndatel käisime Leeriväljal laagris. Ja mina mõtlen, et Leeriväljal käisid laagris, et Leeriväli on ju jõest nii kaugel, et nad ju tulid siia suvitama ja ju nagu kala püüdma. Et miks nad ometi sinna Leeriväljale laagrisse läksid on? Ja aga kuna memm ju ei rääkinud sellest 50-ndatest ega vanemast ega hiljemast sellest nõukaajast, siis see jäi mulle nagu kogu aeg see mul kipitas, et huvitav, miks nad seal olid. Ja nüüd ma lugesin mingi mõni aeg tagasi, kui see tuli see film, tead, see Seltsimees laps, aga Rein Savi on kirjutanud nagu oma lapsepõlve, nagu poisi läbi lapse ja läbi selle isa silmade. Ja seal tuleb sisse see punase joone jutt, millest siin vahest poliitikud räägivad. Ja seal oli täpselt see sama seis, et 50-ndatel tuldi linnast ära ja mina ei tea, kas seal neid kontrolliti või mis seal tehti, aga nad tulid linnast ära sellise dokumentide kontrolli ja selle eest. Nad redutasid siin laagrites ja siis nad läksid linna tagasi, siis oli see oht möödas. Ma ise kahtlustan, et see laagriskäik oli just sellega seotud, aga ta ei rääkinud, ta ei öelnud seda kunagi välja. Sest et ta ei julgenud seda välja öelda. Võib-olla oleks julgenud, aga sellest oli, muud ei olnud. Seda sama tahtsingi rääkida. Selge, väga tore. Siis ma annaks teile nii. Aitäh. Kas enne oskad ka öelda midagi Riisa elust, midagi põnevat? Ei oska. Ei oska. Riisal on hästi kurjad satikad sellel aastal. Kurjad satikad? Sellel aastal on eriti kurjad. Õhtuti on kihulased, sääsed ja nüüd on parmud tulnud. See vist on üldse siuke Soomaa, siuke lahe elu, nagu öeldakse. Igal aastal oleks olnud, see on selle aasta teema. Ja mitmes kohvikute päev Riisal täna on? 4. 4. Ikkagi 4. Ma siin Üllega mõtlesime, kas on 3. või 4. ega 4. 2 korda mis mais on, üks kord juuni algus ja nüüd juulis. Tiiu, räägi ka midagi huvitavat Riisa külas, mis siin on olnud. Kõik on ilus. Kõik on ilus. Ilusad ilmad ja ilus ilm. Kõik on heasti. Siis on hästi, kui kõik on ilust. Jah, kõik on ilus. Nagu näete, et siis kohvikute päeval on ilus ilm, rahvas siin ikka käib, kuigi on natuke vähevõit, aga pole viga, tore kui üritusega toimub. Nii et on mina, Illar Kohv Viinavalt.